ma tunnen ikkagi natukene ärevust selliseid asju tehes, aga sama. Mulle meeldib selle nimi Grande Intenso. Igal pool on mingid omamoodi masinad. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see töötab. Ma ei saa aru, kuidas see töötab. Väga seksikas outfit. Anna lihtsalt ära fucking näite kõik. Ma ütlen joogid, mida me alati Germaniga joome, kui me saame kokku ja teeme mulle juuksed, siis nad annavad meile energiat. Ja kusjuures see asi nagu rahvas on mingi maailma kõige parem asi. See on üks värk, mis mu juustele täiega hästi töötab. See on üks toode, mis mulle nagu päriselt nagu toob mingit elujõudu tagasi minu juustesse. Ja kunagi kusjuures German aastaid tagasi seda mulle soovitas ja pani mulle seda minu juustesse, kui ma käisin tema juures. Ja since then ma kasutan seda. Ja siin on need kõik need higilapid, mis German ühe nagu tööpäeva jooksul ära kasutab. Tal on vaata nagu veits nagu peas ei ole kõik hästi, aga nagu ses mõttes, et ikkagi, et ta on nagu, jah. Ma olen nii valmis, et German teeb minust täna midagi väga ilusat. Täpselt. Tegelikult on nagu see, et iga kord, kui ma tulen Germani juurde ja ma teen seda before and after pilti, siis ma mõtlen, et omega, kas ma käin iga päev niimoodi nagu ringi või? Aga jah, ma käingi. Ühesõnaga, kui ma homme abielluksin, siis German teeks mulle kindlasti soengu. Nagu nii palju ma usaldangi teda oma juustega. Okei, hakkan filmima ka või? Okei, nii. Kuulge, mida Shakirat siin toimub? Kui fucking äge soeng. Appi, kui äge see soeng on. Ma pean säilitama seda asja omale homseks, sest et mul on üks koostöö vaja teha homme ja see soeng oleks ideaalne seda tegemaks, nii et German seda tegi nagu nii freaking hea töö. Tahan nagu esimese asjana kohe siia, aga ma võin algul puuna asja teha endale. No nii, German on maha pandud ja nüüd ma lähen koju. Ja kuna ma pean koristama täna, kuna homme mul on intervjuu Kroonikaga, kes tulevad mulle koju tegema kodu erilugu, siis ma pean hakkama koristama. Aga mida üks eestlane teeb, pühapäeva õhtul sellise ilmaga, koristub kodu, nii et davai, lähme koju. Täpselt niimoodi ma enamasti tulengi igalt poolt, kõik asjad on nagu mingi risti-rästi ja alati on hästi palju tavaari vaja tassida, nii et see on suht minu igapäevaelu. Kuna me ei jõudnud süüa Germaniga, meil on nii palju vaja neid videosid filmida ja nii palju oli teha, siis ma söön eile tehtud seesri salatit. Harri teeb maailma kõige paremad seesri kastet üldse. Ja ma otsin omale midagi taustaks, mida ma vaatan, sest et ma põhimõtteliselt mitte kunagi ei söö, kui ma ei vaata midagi taustaks. Me läheme nüüd IKEA-sse filmima ühte nende 70. stiilis videot, millest ma eile ka teile rääkisin ja Germani soeng, nagu te näete, pidas päris hästi öö vastu. Ma ei ole mitte midagi teinud sellele, ma tegelikult peaks natukene puffi veel seda ajama. Aga jaa, let's go! Ma pean hakkama IKEA-s tantsima. What the hell? Millest ma ennast alati nagu see on? Reaalselt ma lootsin, et inimesi ei ole kell 10 hommikul IKEA-s, aga okei, neid ei ole palju, aga on. Ma pean hakkama minema kohe tantsima. Ma tunnen ikkagi natukene ärevust selliseid asju tehes, aga samas see on mu töö. Ja lihtsalt näen nagu välja selline seda tööd tehes ja it's okay. Vaadake neid, mega hea deal. See on nii huvitav, et mingi hetk, kui sa hakkad nagu filmima asju ja avalikus kohas, kus on inimesi, sa pead, ma ei tea, kas siin nagu rääkima valjusti või nagu praegu natuke nagu pidin vahepealt tantsima, samal ajal kui teised inimesed võtavad süüa näiteks, on ja pigem see on see, et see ei ole nagu piinlik asi, mida teha, aga see äratab tähelepanu inimestes ja vahel nagu sa ei taha seda tähelepanu, kui sa pead nagu deliverdama mingit nagu sisu või mingit nagu storyline'i või mingit kindlat asja, on ja sa nagu tahad seda teha rahulikult omaette, aga ma panen tähele seda, et mingi
mingi hetk oli juba täiesti suva, et siin on inimesed, ma isegi nagu ei näinud neid inimesi, kuna ma sain aru, et mul on vaja see asi nagu ära teha ja siis ma nagu lähen oma mingisuguse nagu zone'i sisse ja ma ei märka mitte ühtegi inimest enam, lihtsalt teen oma asju ja täiesti suva on. Et see on nagu nii huvitav kuidagi, et sellega harjub hästi kiiresti ära. Eks ole ikka niimoodi, et kui keegi tuleb külla või tuleb krooniga, kes tahab pilti teha su kodust, siis see on see üks hetk, kus hakkad tegema need kõik asju, mida sa oled kuu aega möödunud, et ja, ma kohe hakkan tegema need asju. Sa ei tee need asju, sa teed siis, kui on nagu last minute ja praegust ka ikkagi nagu viimase minuti Hanna nagu on täiega töös. Nii et ma arvan, et ma võtangi need kaasa siit mingi 4 tükki äkki või. Miks kell 12 päeval põlavad tänavavalgustid? Koduse ka üle 100 aasta nagu veits rohkem korda. Vaatake, kui ilus on neil on. No nii, minu juurde on jõudnud selline tegelane nagu German ja meil on täna õhtu juhtimine. Selline bränd nagu Maria Niila tuleb Eestisse või ongi jõudnud juba siia. Ja oleme Germaniga õhtujuhid. Lemmik! Oleme ka kiire. Okei, nii, Jesus. Igaks juhuks kaasab varusuka püksid. Ja need riided oota, ma pean need kusagil riputama kuskil. Nii, we are ready to go! Õhtut juhtima! Tavaliselt niimoodi kiirustades juhtub kõige hullemad asjad. Näiteks nagu ma tõmban oma sukapüksid katki. Kohvi läheb esinemisriiete peale. 5 pead praegu võtta. Inception. Let's go! Me oleme Germaniga totaalsed hot messid. German meist rohkem kui mina, minu meelest. Aga me ikkagi nagu mõlemad oleme. Ma olen ka tegelikult täiega. 10 punkti skaalal, kui halb oleks see, kui need uued valged püksid praegu siia maha kukuksid õhtujuhil. Ja siin toimubki meie tänane üritus. Tere! Sorry, me teeme mõlema blogi. Selline näeb see venue välja, kui freaking nunnu, kõik on pastelne, nii ilus. Hello, guys. Hello! Me jõudnud oma backstage'i. Võtsid kaamera alla või? Ja, ma näitan sulle tagasi. Ma ei tea, kas ma juba ütlesin, et me oleme hotmessid või me oleme täielikult hotmessid. Nüüd Germanis läi kaamera kuskile alla, ma ei tea kuhu. Mul on nii hea meel, et alati ei ole mina see kõige suurem unustaja, sest tavaliselt olen mina see. Kui ma olen koos Germaniga, siis on tema see. Aitäh, German! Prosit! Kõik toidud on siin tehtud fotograafis ka cateringi poolt ja kõik on full vegan. Oh my god, kui ilusad need on. Need olid vegan Lindströmi minipallid. Ma mõtlen, mida need inimesed siin üritusel mõtlevad, et õhtujuhid said nagu töö tehtud ja siis võtavad mõlemad kätte oma telefoni ja kaamera hakkavad ennast filmima kohe, instantselt. Kuule, siin on nagu mingi fashion shoot, võiks tulla kohe praegu otsa siia ju. Potsu ka. Kuule, meist võib isegi asju saada, mul on tunne. Meist võib tõesti asju saada, ma räägin. Kodus ootab mind veel üks hea söök. Mis söök? Ikka see päklitega. Kodu on alati täielik mess, kui käib koostöövideo filmimine, aga vahelt ei ole. Peaasi, et tulemus tuleb äge. Siin on juba pann ka valmis, ühesõnaga me teeme graanolat ja see koostöövideo läheb Lidlile ja see on siis üks selline väga tore idee, mida teha oma lähedastele näiteks jõuludeks, et sa teed ise oma graanolat, paned selle ilusasse purki ja minu meelest on imeline kingitus, sellepärast, et asju on nagu anyway meil kõigidel, ma arvan, päris palju. Ja kui sa täpselt ei tea, mida kinkida inimesele jõuludeks, siis pigem tee midagi ise või kingi emotsiooni selle asemel, et osta mingi asi, mida siis ta ei taha ära visata, kuna tal on see kingitud, aga võib-olla tal pole seda vaja. Ühesõnaga, selle video jaoks ma leidsin magasiinist sellise ägeda purgi. Siia ümber ma tahaks panna mingi kaunistuse. Siis ma leidsin ka sellised, vist on tegelikult nagu kuuseehted, aga ma teen neist kaardikesed, mille siis saab ka riputada selle purgi külge. See maitseb jumalikult appi, see on päriselt nii hea.
Wow! Äkki võiks teha niimoodi, et on appi. Tühi kaader ja siis ma vaata panen nagu niimoodi pump ja siis kallame siia peale. Pakku hea. Nii ilus. Kas see pole mitte väga nunnu? Väga armas. Nüüd see on tegelikult üks print. See on nii suur! Ehk siis ma pean tegema ühe sketši, tähendab, ma ise tahan teha ühe sketši Luminori koostöö jaoks ja mul oli vaja elusuuruses seda Luminori black kaarti, sest et sellele kaardile me teeme selle video. Vähemalt mu peas see video tuleb väga naljakas, aga ma ei tea, vaata, mis lõpuks välja tuleb. Aga ühesõnaga, nüüd ma pean panema siia taha mingid papid. Teeme siia selle näo sisse või? Ja Harri, nagu kui me selle näo perse keerame, siis on kõik perses nagu. Oot. Ja ma arvan, et me teeme selle niimoodi, et paneme papid sinna taha ja sa hoiadki seda kuidagi kinni enda ees. Please, stay put. Äkki see kostüüm. See on sellel naisel, see on seal. Mega. No nii, tööhetk on käes ja kas see mulle üldse sobib, vaatame. Me ei peagi panema trakse, vaadake. See püsib ideaalselt niimoodi. Ma oleks nagu purjus, ma ei tea mitte midagi. Nii, oota nüüd. Appi. Nii. Võtta kasuka sellest. Jaa, appi, sorry, ma olen nii šokis. Taking is too easy, girl, that's the way it is. Välja lülitatud või? Legendaarne! And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. Valge mersu, liidu, kus ta ratsu saab. Annan sulle aina viisa, mööda maakven ratsuta. Ma magus igal pool. See oli logo. Tequila! Ava. Siin nüüd see tequiila Isse kui hea. Rokin väljas, murades tühi on terve linn, ma elu meeles mäluan. Oi.
hei rahvas, me hakkame minema Saaremaale, võtan kaasa ma väikese mõnusa kohvikese. Nii, siis me viime välja prügi, siis ma võtan mingid toiduained kaasa, mis mul koju jäid, kaameralati, Harri kummikud, Harri spordikott riietega ja siis minu kott. Also, kuidas teile meeldib minu uus peegel? Ma olen sellesse tõesti armunud, ma arvan, et see peegel teeb nii palju ägedamaks selle ruumi. Mul on imetud riided. See pole kunagi varem sulle probleem olnud. Harril on see värk, et ta käib kogu aeg nende flanellsärkidega, mis on jumala ägedad, mulle need väga-väga meeldivad, aga siis korra me läksime Pädastesse õhtusöögile ja siis mina, Harri vanemad, me oleme täiesti nagu ennast üles löönud ja siis tuleb Harri fjällräeveri nende matkapükstega ja ruudulise flanellsärgiga, mis muidu mulle väga meeldivad, aga nagu sa lähed nagu 5 tärni hotelli õhtusöögile, siis ma mõtlesin nagu, et noh, et võib-olla, et Harri on nagu kaasa võtnud mingi, ma ei tea, valge särgi, mingi triiksärgi, midagi sellist. Ei. Tere! It's getting to a desperate point that we're trying to kill this issue now. Not where my passion is. There are over. We just need a 10,000. Kes seal on? Sulle pühendatud. Ma olen Farm Harri. See nali. Harri on minuga. Harri on saanud üli palju komplimente teised meestelt mingitel reisidel just nagu nende saabaste kohta. Jaa. Harri sai mis tahtes. Let's go crazy! Me oleme kohal! Kes on väga kitseke? Ta sai just 15. Frida musta täiega meeldib lumi. Frida! Kes meil on siin? Oi! Mustus huvitab. Frida lemmik on see, kui me paneme puhtad voodiriided, siis ta läheb kohe siia peale niimoodi hullama. Joo, tšoo. See keeleke, oi. Siit pealt tal. Tšau, mis sa teed? Panen kajaloodi külge. Mida see kajalood teeb? Näitan sügavust ja kaarti ja kalasid. No nii, me oleme jõudnud omadega metsatuurile. Ma proovin alati käia siin metsas vähemalt korra, kui ma olen Saaremaal käimas. Ma lihtsalt tunnen, ma saan siit mingit maandatust. Mul meeldib väga käia mere ääres, et mets ja meri on 2 kohta, kus ma tunnen, et ma saan kuidagi oma patareid laetud ja asjad nagu jonksu nii-öelda. Ja minus on koos kindlasti 2 inimest. Üks on totaalne linnapurle ja teine on selline maakas. Ja ma armastan, et ma olen nagu seda mõlemat, sest et mul on vaja seda mõlemat, mulle hullult meeldib seltskond ja käia üritustel, suhelda inimestega. Siis on nagu see teine pool minust, kes tahab täiesti omaette olla. Ja ma praegu olen väga korralikult riides, sest ma teadsin, et ma võtan selle kaamera kätte. Aga tegelikult ma käin siin ikka nagu ma olengi full maakas. See on nagu nii haige, et ma olengi mingil hetkel mingi full diiva ja siis teisel hetkel ma olen nagu siuke, see ei tunne ära ka mind. Selline elu mulle väga meeldib, kus ma saan olla vahel linnas, vahel maal. Ma olen väga tänulik, et mul on selline koht nagu Saaremaa. Parim koht maailmas. Me hakkame jõudma tsivilisatsiooni. Siin on käinud mingi väike kitsake. Nii põnev on lume peal vaadata loomade jälgi ja siis arvata, kes see on. Nii, ta läheks kuskile sinna. Head teed sul minna.
näiteks eile ma ajasin ühe kassi jälgi ja ma leidsingi ta ülesse, nii et sellega ma siis tegelikult siin tegelengi. On kuri meie muri, tuppa kedagi ei lase. Esikus just ukse taga on tal pehme ase. No vaata näed, noh. Jo, koputab, mida teeb kui muri saba liputab, ole üldse kuri. Vaata kui tore jõululaul see.